Tere õhtust, Varje Lepp, Meero muusik huvikoolist. Mihhail Solovjov Aizummi huvikoolist. Tere Jaanus Õun Loomekojast. Ja mina olen Krista Sildoja huvikoolist Virbel. Varje, mis kool see Meero muusik on? No, eks ma selle kooli olen asutanud kunagi. Suurest soovist anda lastele muusikalist huviharidust. Et koondada enda ümber sellised andekad õpetajad, kellel on midagi õpilastele pakkuda. Ja nüüd alustades 25. õppeaastat, ma julgen öelda, et midagi me oleme teinud väga õigesti. Meil on õpilasi, ikka ja jälle tulevad nad tagasi, käivad 15-16 aastat, alustavad beebide east, lõpetavad gümnaasiumi ja kahjuks, kui Tartu Ülikooli lähevad, siis nad enam Meeros käia ei saa. Nii et midagi on õigesti tehtud ja ma olen väga rahul nii-öelda oma elutööga. Aitäh, Varje! Mihhail? Mina, nagu juba oli mainitud, olen Aizum huvikoolist, endise nimega Lasnamäe huvikool, mis viitabki sellele, et me tegutseme Lasnamäel aastast 2003 ja 2 asja mul tuli meelde, mis teevad meie kooli eriliseks. Üks on see, et meil on viimased, vähemalt, ma arvan, julgen pakkuda 10 aastat, on huvikooliga seotud rahvusvahelised vabatahtlikud erinevatest riikides, kes käivad ka tundides ja kes osalevad aktiivselt. Ja teine on see, et meil on selline asi nagu metsakool Lahemaa rahvuspargis. Ja juba traditsiooniks on saanud see, et õppeaasta lõpus käivad lapsed koos ringijuhtidega või õpetajatega seal Lahemaal ka aega veetma. Aitäh! Jaanus? Mina olen huvikoolist Loomekoda ja sattusin tegelikult kogu selles huvitegevust täiesti juhuslikult tänu oma kallile kaasale. Et kui sa näed, kui inimene südamest midagi teeb, siis ja üksinda on väga raske hakkama saada. Ja siis vaikselt kasvas sinna nagu kõrval, et minu hooleks jäid kõik need muud tegevused peale õpetamise. Ja jõudu kogu selle tegevuse juures annab see, et kui sa näed, et su tegevused kellegile korda lähevad. Et see laste tänu ja lapsevanemate tänu on suur asi, suur jõud. Et muidu võib-olla ei oleks juba ammu enam viitsinud midagi teha, aga kõikide nende nii-öelda raskuste kiuste, et tänu sellele siis me sattusime siia huvikoolide liitu ka. Et kui ise ei tee, siis kes see teeb? Et teisi süüdistada on nagu lihtne, aga prooviks ise ka midagi teha. Aga Jaanus, kas sa ütleksid meile, mida laadi huvitegevust või huviharidust te pakute? Meil on käsitööalane või tehnoloogiaalane väga spetsiifiline kitsas ala tegelikult. Ja esimesele teisele kooliastmele pakume käsitööalast huviharidust. Ja seda kõike siis nii-öelda pärimuslikkus võtmes, vanad töövõtted, kombed, materjalid, tähtpäevad, kõik selline, mis on nagu nii palju kui vähegi võimalik, et siis seome pärimuslikuga. Ma olen alati mõelnud, et huvikooli võib ju teha, aga huvikool ilma õpetajateta ei ole huvikool. Ja kui on head õpetajad, siis seal on ka head õpilased. Nii et üksinda võib ju teha kõike, aga see ei kaugele. No, tegelikult ju kogu selles huvitegevuses räägitakse õpilastest, aga minu meelest see kandev roll on ikkagi õpetajatel. Et kui see õpetaja ei suuda õpilastes huvi tekitada, siis jäävad need tegevused nagu lühikeseks. Minu selline väike lisandus meile 4 praegu siin on see, et sa küll ütlesid, et huvikool ja ma isegi täiesti teadlikult kasutan praegu sõna huvikool. Selleks, et me tegeleme ju huvihariduse andmisega kõik, aga tegelikult meid ühendab siiski erahuviharidus. Et kas te võiksite öelda paari sõnaga, mis loom see selline on? Mis mõttes erahuviharidus? Kas see on kellegi
täitsa tavaline huviharidus, lihtsalt omandivorm, kooli omandivorm on teistsugune ja mis väikseid probleemi tegi. Muud mida. Ja huvitav, põnev, inspireeriv ja läbipõlemist soodustav. On nii? Need on kõik tagajärjed. Võib-olla see inspireeriv pool on nagu kõige tähtsam, et vabadus on ikkagi päris oluline. Ma mõtlen, kui keegi on erakooli loonud, siis tal on nagu mingi kirg seda teha ja suur motivatsioon areneda ja inspiratsiooni koguda igalt poolt, et kuidas seda kooli paremaks saada. Ehk siis mina julgen öelda, et tehes erakooli see on minu elustiil. Ja see pigem ei olegi töö. See on huvi, töö, areng, uudisimu, kõik asjad kokku. Võib-olla see on mõtteviis, et muidu ettevõtlust tehakse raha pärast. Siis huvikooli koha pealt vist kõik nõustuvad, ega see rahaga on siin väga vähe vist. Hakkama saab, aga see inspiratsioon ja vabadus on kõige suurem põhjus. Eneseteostus. See on see, et miks ma pean erahuvikooli, olgugi, et kohati võib olla väga raske. See on siis see, et meil on vabadus teha seda, mida me soovime. Ja mina lisaksin siia juurde seda, et see annab tohutu võimaluse käia ajaga kaasas hästi kiiresti ja operatiivselt. Teha pöördeid vastavalt elukorralduse ja kõigele, mis elus päevast päeva meil muutub. Et meie otsustusprotsessid on lühemad. Me elame väga nagu päris elu või läheme nagu sellega kaasa, mida päris elu meilt ootab. Ega üks erakool vist ei saaks hakkama, kui me tegeleks millegi sellisega, millega me oleme harjunud tegema aastaid ja aastakümneid, vaid me peame kogu aeg käima eluga kaasas. Kas te olete minuga nõus, Arje? Ja, ma olen sinuga nõus ja ma olen ka 23 aastat kogemust munitsipaalhuvikoolis. Ja ma olen selle teadmise kõik sealt kaasa toonud endaga, mida ma oma koolis teha ei taha ja mida ma oma koolis kindlasti ei tee. Ehk siis need on väga erinevad asjad. Töötada munitsipaalkoolis, kus sa pead kogu aeg tõestama oma tegemisi ja tegelikult oled ikkagi üksinda. Või siis sa ehitad meeskonna, lood enda ümber inimesed, kes mõtlevad samamoodi ja arendavad neid andeid samas suunas, nagu me ühiselt mõtleme, kuidas õigem oleks. Tegelikult me ka päris niimoodi vist ikkagi mõelda ei saa, sest me oleme kõik erahuvikoolide juhid. Me vaatame, kuidas asja organiseerida ja ellu viia, aga võib-olla õpetaja seisukohast ei olegi nii vahet. Et see, kes koolis õpetaja on, siis tema jaoks on ju käsuliinid on ikka olemas. Aga just huvikooli juhtimise seisukohast on see vahe sul. Kas lapsevanem teeb vahet? Mis on erahuvikool, mis munitsipaalkool? Kuidas teile tundub? Ei pruugi teha. Erakoolis ja munitsipaalkoolis igal pool võib olla väga häid õpetajaid. Ja kui õpetaja ja lapse vahel on hea kontakt, siis põhimõtteliselt vahet ei ole. On rahaline vahe muidugi on. Ehk siis erahuvikooli lapsevanem kannab suuremat rahalist koormust. Ja ta maksab enne tulumaksust kinni ka munitsipaalhuvihariduse. Nii et mingi osa läheb ka sinna. Aga on küll vahe, sest keskkond, õhkkond on teine ja keskkond on väga oluline ühe õpilase jaoks, kui ta käib vabast tahtest oma andeid arendamas. Ma usun, et kõik, kes erahuvikooli peavad, teevad seda südamega ja nad teevad tõesti seda nagu oma kodukeskkonda, loovad seda sooja ja turvalist pesa, kuhu ikka ja jälle tahetakse tulla. Eriti kui on oma maja, eks ju? Jah, paljudel on oma maja. Kas sa mõtled mitte oma maja, vaid rendipinda? Või mis selles mõttes, et sul on omad ruumid, kus sa pead kooli, mitte sa ei käi peale koolitunde koolimajadest koolimajadesse. See on ka üks võimalus ju pidada erahuvikooli.
Aga mina usun, et lapsevanemad nad tihtipeale ei tee vahet üldse, kas see munitsipaal- või erahuvikool. Ma kahtlen selles. Vaadatakse lihtsalt rahanumbrit, kui on taskukohane või mitte. Ainuke, mis oluline on see, kas lapsele meeldib või mitte. Jaanus, kui rahanumbrit vaadatakse, siis meil ei olekski õpilasi. No vaata, küsimus on selles, et mis sa selle raha eest saad. Et kui nad saavad selle suurema rahanumbri eest rohkem emotsiooni ja väärtust, millest nemad lugu peavad, siis nad hea meelega käivad erahuvikoolis. Saavad rohkem pühendumist, väga head huviharidust. No ma ei saaks öelda, et munitsipaalhuvikoolides siis ei ole kodust keskkonda või on õpetajad kehvemad või et see vahe nagu nii suur on, et miski peab olema. Pigem üks nendest põhjustest on kindlasti see, et munitsipaalhuvikoolid, nende maht on väiksem, nad ei suuda teenindada nii suurt hulka lapsi. Millegi pärast peab see erahuvikoolidel turul koht olema. Nii palju, kui me oleme uurinud, et jah, küsimus ei ole ainult rahas, kuigi ka selles. Vahel on küsimus asukohas, et näiteks asukoht sobib ideaalselt või kui inimene kolib või perekond kolib, siis nad enam selles huvikoolis ei käi. Mõne jaoks on oluline õpetaja näiteks, ehk siis kui näiteks meie juurde tuli teisest huvikoolist, munitsipaalhuvikoolist tuli õpetaja, siis temaga koos tulid ka õpilased. Ja vastades küsimusele, kas teevad vahet munitsipaal- ja erahuvikool, ma pigem nõustuks, et ei tee. Et tähtis on ikkagi sisu. Kui on midagi uut ja põnevat pakkuda, siis erahuvikooli pidaja saab seda nii-öelda huviharidust pakkuda kiiremini ja efektiivsemalt, mulle tundub. Kui tekib mingi võrratult hea idee, siis sa teed selle lihtsalt ära, naks ja on tehtud. Et need protsessid on tunduvalt kiiremad. Iseenesest oleks ju täitsa huvitav võtta välja statistika, et palju näiteks viimase 5 aasta jooksul on erahuvikoole juurde tulnud. Ja kas on või on pigem vähemaks jäänud? Täpselt. Ja ma arvan, et see kõige suurem erahuvikoolide aeg või tekkimine, mis siiamaani veel elavad, ongi kuskil 10-15 aastat tagasi. Siis, kui munitsipaalkoolidel oli mingisugune oma kindlad valdkonnad, paar huviala, mida pakuti, ja erahuvikoolid hakkasid tegema midagi teistmoodi, pakkuma teistsugust teenust, teisi huvialasid. Ja mida suurem valik, siis rahvas nagu selle peale hakkas liikuma, aga praeguseks ma pean ütlema, et munitsipaalid on väga tublid, pakutakse väga erinevaid asju ja ma kardan, et kui me statistikale otsa vaatame, siis see erahuvikoolide loomise kiirus on oluliselt vähenenud. Aga kas sa kardad seda või see? Ei, miks ma kardan? See on loomulik elu äkki. Ei, ma ei karda seda üldse. Ma lihtsalt mõtlen, et kui nagu põhjustaja või et kuidas need asjad nõnda kujunenud on selle peale. Mul tuleb üks mõte meelde, et mis on nagu erinevus erahuvialakoolil ja munitsipaalkoolil. 23 aasta jooksul ma ei saanud mitte ühtegi koolitust munitsipaalkoolis, aga 25 aasta jooksul ma olen oma õpetajaid koolitanud nii välismaa koolitajate poolt, viinud neid välismaale, pakkunud iga aasta uut koolitust. Võib-olla nüüd enam mitte nii palju, sest et keegi ei jaksa ju kogu aeg kursustel käia ja uusi koolitusi võtta. Aga võrreldes sellega, mida mina seal ei saanud, on minu õpetajad kõik hästi palju koolitusi saanud, et oma tööd paremini teha. Selleks, et erahuvikool ellu jääks, eks, peame olema tasemel. Et meie juurde tahaks keegi tulla õppima. Just kogu aeg uut, et millega sa saad üllatada ja mis on see teistmoodi asi võib-olla või mis tõstab seda kvaliteeti, kuidas me saame asju paremaks teha. Selleks me peame hästi avatud ja uudishimulikud. Kas ma võiks kõigi käest küsida, ehk on teilgi häid näiteid tuua, et kus me näeme kõige suuremat ebavõrdsust erahuvikooli ja munitsipaalhuvikooli vahel, et kas teil on ideid, kuidas seda leevendada? See on väga valus teema, eriti Tallinnas. Ma arvan, et
mõned kaugemal tegutsevad huvikoolid teistes omavalitsustes ei kurda võib-olla seda olukorda nii nagu Tallinna huvikoolid ja meid on siin hästi palju ja sellega Tallinn põhjendab, et meid on liiga palju, et kõiki toetada. Ja see toetus, see on ju olematu summa, mida Tallinn jagab erahuvialakoolidele. Minu ettepanek kohalikule omavalitsusele oli, et võtame huviharidusele mõeldud eelarvelised vahendid, paneme need, see toetus, mis tuleb erahuvikoolile ja see, mis läheb munitsipaalkoolile, paneme nad ühte patta, need toetused. Segame selle selliselt ühtlaselt ära ja loeme erahuvikoolis käivad lapsed kokku ja munitsipaalhuvikoolis käivad lapsed kokku ja jagame selle poti võrdselt kõigi laste vahel ära. See ei ole nii, et ühed on mingid eralapsed ja teised on meie kõigi lapsed. Need noored ja lapsed on meie kõigi omad. Ja see, kas ta õpib erahuvikoolis või munitsipaalhuvikoolis, mis seal vahet on. Et pangem see raha ühte patta, jagagem kõigi laste vahel ära, ärgem tehkem vahet, kes millises koolis õpib, et kuidas teile see mõte tundub? See oleks muidugi väga-väga hea, kui laps või lapsevanem tooks raha huvikoolile, mitte ei oleks vahepeal sellest riigi rahast või sellel teekonnal raha jõudmisel riigi rahakotist huvikooli rahakotti oleks, hetkel on praegu ju omavalitsus, kes otsustab, kellele ja kui palju ta annab ja miskipärast, see on ometi küsimus, otsustab omavalitsus, et munitsipaalhuvikool saab rohkem raha, kordades rohkem suuremad summasid kui erakool. Nii et siin ühelt poolt justkui juttu sellest, et te ju ise valisite olla erakool ja siis meie eeldus, kui me seda valisime, et need tingimused, mis on, need on võrdsed, aga praegu miskipärast riik arvab, et nad on võrdsed, et me ju eraldame raha huvihariduse jaoks, aga nagu ma mainisin, et see vahepealne peatus, kus see raha peatub, see võiks ära jääda, ja võiks olla niimoodi, et tingimused on võrdsed ja siis laps või lapsevanem valib, kuhu ta läheb ja lähtuvalt sellest ka siis toetus liigub koos selle lapsega, kas munitsipaalhuvikooli või erahuvikooli. Kas ma saan õigesti aru, et see pikk selline vaade kuskile tulevikku ja see idee oleks selles, et meil ei oleks era- ja munitsipaalhuvikoole, vaid meil oleksidki ainult huvikoolid ja kõik oleksid võrdselt toetatud. Kas see on ulme? Ei, vastupidi, mõlemad peavad jääma. Mulle meeldiks see versioon nagu Skandinaavias. 1/3 riik, 1/3 omavalitsus ja 1/3 lapsevanem. Niimoodi saaks ka üles ehitada huvikoole. Ma pean muidugi oponeerima. Et mina küll ei kavatseks enda huvikoolist 3/3 riigile ja 3/3 KOV-ile anda. Et mulle meeldiks väga, kui ongi erinevad huvikoolid. Lastes olla munitsipaal, lasta olla erakool, lasta olla riiklik huvikool, mitte KOV-i oma. Minul vahet ei ole. Küsimus väga huvitav oleks, kui kõik saaksid toimetada. Ja ega me siis seda huvikooli siis sellepärast ei teinud, et KOV-ilt toetust saada. See häda on tulnud lihtsalt sellest, et käärid on läinud ajaga liiga suureks ja eksistentsiaalsed probleemid on tekkinud omaga hakkama saamiseks. Tegelikult ma ei tahaks üldse sellest rahajutust rääkida, sest minu meelest see üldine foon on praegu täiesti vale, et räägitakse riik siin 12 miljonit annab ja võtab ja vähendab. See 12 miljonit on pisku, sest et see on alla 10% sellest, mis üldse Eestis huviharidusse panustatakse. See lõviosa tuleb KOV-ide poole pealt. Ja siin on seadusega väga lihtne. Põhiseaduse järgi on alusharidus ja huviharidus on kohaliku omavalitsuse vastutada. Ehk siis nemad peavad organiseerima. Praegu on mindud seda teed, et suurem osa huvikoole, mida nad ise ülal peavad, need on munitsipaalkoolid ja siis nad ongi kohustatud ja neid ülal pidama. Aga kuna raha on kõigil vähe, siis kõigil ei jagu. See on see juurprobleem. Et kuidas seda asja teistmoodi organiseerida?
ma ei tea, mina ei näe suurt võimalust, et KOV-id ühel hetkel silmad avanevad ja ütlevad, et oi, et jube tore on huvikoolide paljusus, et anname kõike võrdselt. Mina seda ei usu. Aga siis sel juhul võrdselt ja kõigile vähe, ma saan aru. Eks? Minu meelest oleks ainukene lahendus see, et nii nagu see on mujal Euroopas, kus huviharidus on tavaline teenus, mis ei ole nii-öelda riikliku tähtsusega teenus ja seda ostetakse. Kohalik omavalitsus ostab teenust, mitte ei tee seda ise. Ja see maksab. Ei ole olemas tasuta asju. Me oleme omavahel mõelnud, et kuidas munitsipaalkoolid tuleks toime, kui nad oleks samasugusest turusituatsioonist nagu meie. Konkureeriksime 3 korda odavama huviharidusega, tasuta huviharidusega ja siis peame oma huviharidust ka veel arendama, et kui nad oleks täpselt võrdsel lähtekohal kõik. Kusjuures mina usuks, et sellisel juhul me avastaks, et munitsipaalhuvikoolides on väga palju väga ägedaid õpetajaid ja juhte, kes suudaksid need koolid täpselt samamoodi nii-öelda ellu viia. Need on õpetajad. No siis tekiks juhid. Nad peavad olema ka kooli loojad. No ei pea, siin tekivad uued juhid. Kas ma saan siis aru, et ikkagi võtmeküsimus on see kvaliteetne ja põnev õpetaja? Igal juhul. Vahet ei ole, millises süsteemis ta õpetab. Aga kas siis sellises, kui võrdselt käsitletaks meid kõiki, kas siis jääksid ellu ainult kõige paremad? Kas siis kõik lapsed, kes soovivad, saaksid huvi haritud? Ei pruugi alati kõige paremad jääda, sellepärast, et me kindlasti katame väga erinevaid huvialasid ja kõik me ei tee ju kõike. Võib-olla konkurents on keerulisem muusika valdkonnas, kus on hästi palju tegijaid, aga kui on mingisugused, kas või käsitöös, siis sul ei ole nii suur konkurents omavahel õpilaste pärast. Et see, kui sa teed niši asja, siis sinna ikkagi lähevad need, kes on sellest teatud nišist huvitunud, minu arvates. Tegelikult ei konkureeri mitte valdkonna vahelised huvikoolid, vaid terve sektor, kogu huviharidus, sest laps on üks. Ja sa ei saa last üle koormata, ööpäevas on 24 tundi, magada on ka vaja. Ja vahet ei ole, mis huviharidusega tegeleb, siis ta ei saa tegeleda kõigega. Nii et see ei ole nõnda, et ainult ühe valdkonna omad kuskil konkureerivad. See on terve valdkond. Kogu huviharidus on üks ja sama konkurents. Lapse aja üle. Meil jääb järjest vähemaks seda huvihariduse aega, sest et koolide vahetunnid pikenevad, koolide päevad pikenevad, koolide algused lähevad hilisemaks. Ja kui meil niigi on aega pakkuda huviharidust kella 3-st kella 7-ni, siis varsti meile jääb ainult aega võib-olla kella 4-st kella 7-ni või kui kodutöid on ka väga palju teha. Millal see laps siis jõuab huviharidusse? Ta peab ju liikuma ka, ta võiks ju käia tõesti spordis ka. Varjel õige märkus, see tähendab siit järeldus, et huviharidus, vähe sellest, et ta konkureerib muusikas sama valdkonna sees, vaid ta konkureerib kogu huvitegevusega ja ta konkureerib ka üldharidusega. Kas me võiksime siia teha väikese mõttepausi ja küsida, kas meie kuulajad tahaksid oma lugu jagada või küsida midagi või täiendada? Olen Gerda ja Võila Aerovikoolist ja EHKL-i juhatusest. Te tõite välja sellega, et te konkureerite õpilase ajaga ja see tekitas minus automaatselt küsimuse, et missugused kogemused on teil koostöös nüüd järgmise partneriga ehk üldhariduskooliga, sest tegelikult huviharidus on ju osa haridusest ja täiesti täisväärtuslik osa haridusest. Et missugused on teie kogemused üldhariduskoolidega partnerluses? Eestlane ei ole väga koostööaldis ega meie erahuvialakoolid omavahel ka koostööd ei tee.
ma olen ärgitanud, ma arvan, 20 aastat koostööd tegema, ühiskontserte ja me ei ole jõudnud selleni. Rääkimata siis üldhariduskoolidega. Et ma olen näiteks kogenud seda teades, et meie koolis on väga häid soliste ja konkurssidel osalenud edukaid soliste. Ega kool ei pane oma aktusele erakooli õpilast esinema. Ma kardan, et see probleem on kestnud nüüd meil nii kaua, et me natukene oleme selle probleemi nagu üles keeranud liialt. Ja Estland suudab koostööd teha suurepäraselt eeldusel, et on ühised huvid. Aga neid ühiseid huvisid üldhariduskooli ja huvikooli vahel, see on juba keerulisem teema. Ja siin tuleb kogu selle eelneva jutu juurde veel ju see mõõde, et ega siis tegu ei ole ainult mitte era- ja munitsipaalhuvikoolidega. Üks ääretult suur mõõde, väga suur osa on ju huvitegevusel, mida pakuvad need samad üldhariduskoolid, kus ei ole üldse mitte mingisugust süsteemset kontrolli selle üle, mida tehakse, kuidas tehakse. Aga kui on vaja huviharidusse või huvitegevusse raha saada või tegevust teha, siis see on päris suur hunnik raha läheb sinna. Pea sama palju, kui läheb üle riigi, läheb huviharidusse, läheb ka huvitegevusse ja seda üldhariduse kaudu. Küll me selles munitsipaalide ja erade vahel huvikoolide tasemel saaksime hakkama, sest et meil on väärtused ja põhimõtted on samad. Mina näen, et see üldhariduskoolide probleem on palju suurem. Ja kui me vaatame praegu seda, mismoodi on uus põhikooli seadus tehtud, just sellest lõimumisest, mis sa küsisid, eks, siis seal on ju kirjas selline asi, et lõimumist see ei ole mitte huvikoolide teema, vaid see on ju lausa huviringi tasemel. Ja kui koolis peaks olema mingisugune lõimumine, siis nad ju lõimuvad iseenda koolis pakutava huvitegevusega. Ja sellepärast ei taheta väljast kedagi sisse. Ja taustal on kõigil raha. Aga kui me võtame seda, et tegelikult riiklikult on meil justkui on ju ühine eesmärk, sest et haridusstrateegiasse 2035 on see sisse kirjutatud eraldi eesmärgina ju, et oleks just seesama lõiming, kus üldharidus ja huviharidus on omavahel nagu tekitanud selle ühise terviku, siis mis on siis see, mis tuge huvikoolidel vaja, et see lõiming ka selleks ajaks saaks toimuda? Mina ei tea, lõimingust mina kuulen juba viimased pea 10 aastat. Siiamaani ei ole see nagu suurt toimima hakanud. Et seda seadusi muudetakse nüüd, ma ei tea mitmendat korda, et see asi paremini läheks, aga enne kui ei teki ühist huvi, mina ei usu, et see asi tööle läheb. Ma ei tea, et oleks olnud selline kohtumine, kus oleks üldhariduskoolide direktorid, erakoolide direktorid või huvikoolide direktorid ühise laua taga ja arutaks, kuidas lõimida. Minu teada sellist kohtumist ei ole olnud. Kas ma võin tuua oma Islandi kogemuse korra siia kõrvale? Töötasin koolimajas, mis oli hästi ilus ja suur ja sopiline maja. Ühes tiivas töötasid algklassid, ühes siis keskaste ja ühes tiivas töötas muusikakool samas majas. Ja muusikakool pakkus siis üldhariduskoolis samas majas olles üldhariduskooli õpilastele muusikaõpet, mis oli siis nende üldhariduskooli õppeaine. Esimese klassi lapsed käisid plokkflööti õppimas. Teisel aastal said kõik üldhariduskooli lapsed õppida vabal valikul ükskõik millist pilli. No kui me mõtleme muusikakooli perspektiivist, siis mitte alustada pilliõpingut, kuivõrd teise klassi vanune laps võttis endale aasta, kus ta tutvus erinevate pillidega. Kes valis viiuli, proovis lahtisi keeli tõmmata näiteks aasta otsa, saada aimu, mis asi on viiul. Kes proovis mida iganes, erinevaid pille, akordioneid, kui kellelgi mahtus juba sülle või nii. Ehk see teise klassi laps siis avastas maailma. Ta sai seal poole aasta pealt ka vahetada pilli. Nad käisid 4 grupis selle 1 pilli tunnis. 3. aastal hakkas koosmäng ja koosmäng siis hakkas marimbade peal. See tähendab, et eks ju löökpill, mida on lihtne ja lahe koos mängida.
koostööoskus, koos musitseerimine ja neljandaks klassiks tavaliselt siis oli laps valmis valima endale muusikakoolis erialapilli. Ja kui ta nüüd valis selle erialapilli välja selle kõige kogemuse pealt, mis tal oli, siis see muusikakool asus samas majas. Ta oli kõigi õpetajatega juba tuttav, ta oli selle kõigega tuttav, ilus praktika ja toimis väga ja ma arvan, enamik lapsi lõpuks käis selles muusikakoolis ka. Ja see vist oli neile tasuta? Omaosalus ikka on miski, aga ta on ikkagi, selles mõttes ta on munitsipaalvõrgu kool, eks ju. Aga minu arust see on tohutult ideaalne maailmapilt, et meil on nagu veel ühine maja ka. Aga iseenesest ju Eestis on see mudel ju täitsa toimib juba. Ma arvan, et toimib Tuletage meelde. Vastseliinas ma olen kuulnud, et niimoodi toimib. Tuletage meelde, ka meie erahuvikoolide liidus on mitu sellist liiget, mis on kooli juures tegutsevad huvikoolid. Et need ju tegelikult sisuliselt ongi sama mudeli järgi koolid, aga nad ongi ju suletud. Ehk siis, et lapsed on nendel enda omad, programmid on integreeritud õppetegevusega, mis väljaspool üldhariduskooli tegutsevate koolide jaoks on ulme ainult, unistus, aga seal on see kõik integreeritud. Aga ainult tänu sellele, et ta ongi koolisisene huvikool. Ma ei tea, võib-olla see ongi tulevik. Aga siiski, Vestholmi lapsed kõik ei käi seal. Neid jagub ka huvikoolidesse. Selles mõttes. Aeg näitab praegu igastahes nad tegutsevad ja kui vaadata näiteks nüüd toetusnumbrit, see vist ainukene koht, mille järgi saab või EHISes vaadata, siis need on väga suure arvu lastega koolid. Tulles tagasi selle algse küsimuse juurde, et millist tuge vajaksid erahuvikoolid selleks, et teha koostööd munitsipaalhuvikoolidega. Ma sõnastaks natuke ümber oma vastust, et seda tuge vajaksid pigem üldhariduskoolid, mitte erahuvikoolid, sest meil on juba mida pakkuda ja lihtsalt tavakoolid või üldhariduskoolid võiksid lihtsalt näha meis partnerid, mitte konkurente või kedagi muud. Ehk siis, kui nad näeksid meis partnerid, siis me tõesti suudaks selle teenusega nende juurde tulla ja siis pakkuda seda, mida me oskame hästi teha. Kas ma võin jutuotsad viimase küsimusega tõmmata kokku? Mis on teie arvates huvihariduse kõige suurem väljakutse järgmise 5 aasta jooksul? Kas ja kuidas me selleks valmistume? Kas teil on mingeid häid ideid? Mina isiklikult oma vaimusilmas näen seda, et huvikooli juriidiline staatus, kas ta on era- või munitsipaal huvikool, see, kes seda kooli peab, see ei ole niivõrd oluline. Kui me näeksime ikkagi eelkõige seda last, seda noort, seda täiskasvanud, seda elukaare põhisust, seda huviga inimese ja hea juhendaja kokkuviimist ja unustaksime ära igasuguse selle omandivormi ja käsitleksime kõiki koole võrdselt, et see oleks nagu selline ilus idee, kas see 5 aasta jooksul läheb see süsteem hullemaks või paremaks. Mina loodan, et äkki läheb ikkagi kunagi ühtsetele alustele kõik see asi. Et et meil oleksid kvaliteetsed õpetajad. Et see on nagu kõige, kelle juurde tahetakse tulla. See on minu selline unistus. Kuidas ma selleks valmistun? Teen ise kõik selleks, et see nii oleks. Ja kasvan ise ja arenen ise ja proovin ise olla alati iga järgneval päeval parem, kui ma olin täna. Mina näen selles probleemi, et praegu veel on hästi palju selliseid kirglikke ja pühendunud ja entusiastlikke õpetajaid, kes teevad tööd sära silmades ja tahavad midagi saavutada. Aga mida nooremaks läheb õpetajate generatsioon, seda rohkem mõõdetakse asju rahas, ajas ja sellist panustamist on oluliselt vähem. Et kuidagi toimetulek on muutunud õpetajatele ka tähtsamaks kui kunagi varem. Sellist vabatahtlikku üleaja tööd järgmine põlvkond väga enam ei tee.
võib-olla ei peagi tegema. Muutunud maailm. Aga see huviharidus on teinekord selline, et sa ei saa mõõta seda kõike tööajas ja võib-olla ka rahas. Aeg on raha. Kogu see erahuvihariduse edendamine, sellesse ju põnevus minu jaoks või miks ma seda teen, selles seisnebki, et see sõltub ainult minust endast, mis ma teen. Ma natukene kardan, et kogu selle kvaliteetide arendamise ja regulatsioonide ja kõige värgiga me keerame seda vinti nii palju üle, et siis lõpuks on ka see inimene, kes tõesti midagi teha tahab, on nii kammitsates, et siis kas ta ei julge midagi enam teha või näeb, et see on mõttetu. Vabadust on vaja. See vabadus on ainukene asi, mis eraettevõtlust edasi viib. Ja mida rohkem on vabadus, seda rohkem on ideid, seda mitmekesisem kõik on. Kas Mihhail tahab lõpetada meie mõnusa? Tahaks küll positiivselt lõpetada, aga ma mõtlesin, et lõpetan ausalt, et 5 aasta perspektiiv ilmselt on ellu jääda selles mõttes, et kui midagi ei muutu, kui kõik jääb sama nagu praegu, sest miks ma seda räägin, me teeme ka juba 33 aastat laagrid, suvelaagrid, ja seal me juba näeme, et kui raha ei ole, siis mõned teenused on juba sellised lapsevanemate jaoks, mida ei olegi nii kriitilise tähtsusega. Ja laagrid tuusikud näiteks on juba selline teenus. Et hind on kõrge ja aina rohkem lapsi tahab tulla küll, aga lapsevanemad ei võimalda seda ja ma usun või ma arvan, ma ei taha uskuda, aga ma arvan, et see saatus võib üks hetk tulla ka erahuvikoolide jõuega. Ma olen sugu 100% nõus, me teeme ka laagreid ja ütleme, et lapse laagrisse paigutamine on nagu turism ja see turism on juba kallim kui lapse Türki saatmine. Täiesti nõus. Aitäh kõigile tänastele vestlejatele ja kui teil on veel küsimusi, siis vaba mikrofon. Kõikidel valdadel on väga erinevad toetusnumbrid. Minu lapsed käivad 9 erinevas vallas. Mul on 9 erinevast vallast. Ühes on 3 ja ühes on 5 ja ühes on 10 ja ühes on 2 ja ma pean näiteks selleks, et nende laste eest saada seda nii-öelda pearaha. Ma pean 9 valda tegema taotluse. Mul on vallast käib 2 last. See vald toetab mind aastas 100 euroga. Ja nõuab aruandlust 4 korda aastas koos tšekkidega. Sorry, ma jään sellest 200 eurost ilma, ma ei tee seda. Mu aeg maksab rohkem. Et hästi erinevad on need asjad. Ja on, ütleme, Kõrvekülas on valla muusikakool, seesama koolimajas muusikakool. Nemad saavad seal käia. Muusikakool on koolimajas. Aga see laps, kes minu juures käib, see peab kandma ka rendikulu. Ja kui see vald toetab mind 100 euroga aastas ühe lapse pealt, siis nagu see tegelikult ei ole toetus. Ja tegelikult me näeme hirmus suurt erinevust. Ja ongi, mõni vald on rikkam, seal on number hoopis teistsugune. Ja seesama koolidega koostöö. Jah, meie esineme küll aktustel, aga see on puhtalt muusikaõpetaja mugavus. Sest et mina olen laulu selgeks õpetanud, annan lapsele fono ka kaasa ja ta läheb ja esineb. See on see koostöö, et meie oleme tema tööd aidanud ära teha. See on täpselt seesama, et see haldussuutlikkus kogu selle süsteemi ohjamisel läheb nii suureks, et see sööb ära igasuguse koostöövaimu ja see üldhariduskoolide puhul on ju tegelikult on suhtlemine nende suure ja väikse venna meetodil, et ega suues ei suhelda, kui see nemad ütlevad need reeglid. See ei ole võrdne partnerlus. Praegu vähemalt küll. Ja ma mõtlen, et ma luban lapsel esineda, sest et tema saab lihtsalt esinemiskogemuse. Palun.
Ja see on puhas lapse peale mõtlemine, mitte kooli peale mõtlemine. Teie olete kõik väga pikaajaliste huvikoolide juhid, aga meil ei ole kõik pikaajalised huvikoolid, et kui te nüüd oma kogemusele tagasi vaatate, siis mis oleks need peamised punktid või mõtted või need särakohad, mida te nagu mõtlete, et mida edasi öelda nendele värsketele huvikooli juhtidele, kelle huvikoolid on alles 1 või 2 või 3 aastat vanad. Et kuidas sellel huvimaastikul siis ellu jääda ja nagu väga hästi ja tugevaks huvikooliks saada. Et mis võiks olla teie poolt need terad või need, kuidas, saate aru küll, miskid sellised mõttekohad, mida oma kogemuse pealt öelda, et kuidas olla väga hea huvikooli juht või kuidas teha väga head huvikooli? Ma võin öelda, et jah, et see ei ole lihtne. See on esimene selline mõte, aga teine mõte või soovitus on see, et kui sa teed seda, otsustad seda teha ja teed seda, siis tee täpselt nii kaua, kui see pakub sulle rõõmu. Sest kui see enam ei paku rõõmu, siis pigem lõpeta ja sul on see õigus olemas erahuvikoolil. Ise otsustada, kas jätkata või lõpetada. See on ainukene edasiviiv jõud, täiesti nõus. Ainult sellisel juhul on mõtet teha, kui sa ise tunned sellest tõesti rõõmu ja pakub sulle midagi. Raha pärast seda ei tehta ja teiste pärast. See on lühike teema. Mina ütlen noortele, et see on väga põnev väljakutse. Kui sa tahad seda teha, tee, aga rikkaks sellega ei saa. Ja mina ütlen Varjele, sekundeerin, et individuaalõppe puhul, mis on muusikas üks oluline õppevorm, on see pea võimatu missioon. Aga et kui teil on huvikool, mis tegeleb näiteks muusikaõppega, siis leidke äraelamiseks mingisuguseid grupi meetodeid juurde. Ehk et ainult individuaalõppega te lihtsalt põlete läbi, nagu minu näide on siin teie ees. Aga tulemused muidugi on oivalised, kui sa ikkagi muusikas individuaalõpet vormi ka pakud. Ja ma ikka loodan, et ükskord, et Eesti riigis inimesed on vastutustundlikud ja kaob ära mustaturu töö. Et kõik inimesed mõtlevad, et võiks ikka riigile ka makse maksta, et meil oleks kõikidel parem elu. Mul on üks praktiline soovitus ka, praegu tuli meelde. Et kui te tegite nüüd erakooli lahti, saite ka piisavalt head ruumid, siis mõelge juba praegu, mida te teete nende ruumidega hommikul ja päeval. Ja laupäeval ja päeval. Ja suvel. Ja suvel. Erakooli pidamise võtmeküsimus on efektiivsus. Samasuguse teenuse eest, nagu meie pakume, meie küsime raha lapse vanema käest 40 eurot, siis Tallinna linn maksab täpselt samasuguse teenuse eest 120 eurot. On nii-öelda selle ringi oma hind. Nii et siis me räägime palju see 3-kordsest vahest. See efektiivsus on ainukene võtmesõna, millega erahuvikool ellu jääb. Ja kui kuidagi valitsejatele suudaks selle nagu selgeks teha, et nad võiksid ju 2/3 raha kokku hoida, telligi siis kõik sellest, sealt, kus on nagu efektiivsem, et igal pool räägitakse efektiivsusest. No isegi kui need asjad kokku panna, erahuvikoolid tõstavad õpetajate palku, mis on täiesti võimatult väikesed praegu, see vahe jääb 2 korda ikka. Kui mujal tööstuses loetakse efektiivsuse vahesid, arvestatakse 5%, 2%, siis me räägime 10 kordadest vahedest, 100 korrast vahest, mis on meeletu potentsiaal. Seda raha võiks kasutada hoopis mujal. Tänu erahuvikoolidele me päästame. Huviharidus päästab maailma ja erahuviharidus päästab maailma, võiksime mõelda, kuna 86% Eesti huviharidusest on erahuviharidus. Nii et kui me selle kõik laiali praegu lööksime, meil jääks 14% huviharidusest nagu munitsipaalrahadest tegutsema, andke andeks, mis need massid, laste massid siis tegema hakkavad.
me päästame tegelikult maailma. Ma arvan, et ei päästa. Kogemus on olemas. Täpselt kõik seesama juhtus spordiga. Tuli Eesti Vabariik, sport lagunes täiesti laiali, likvideeriti ära munitsipaalspordikoolid. Kogu sporditegevus erastati, on spordiklubid. Ja vaadake nüüd. Anna inimestele vabadust, küll nad leiavad lahenduse. Ei ole nõnda, et ainult seal üleval tippus on need ainukesed targad, kes oskavad. Ju see siis juhtub ka huvihariduses nii. Aitäh kõigile!